Nii head Rattalõvi podcasti kuulajad, me oleme siin Limpa rattakoolis endiselt nagu ka eelmises episoodis, järjekorra number meil 15 ja külaliseks Aveli Austa, Eesti Jalgratturite Liidu peasekretär. Väga meeldib. Täiesti uus, 3 kuud tööl olnud. Tutt uus. Nii, ma teen kohe väikse testi sinuga. Ma tahaks kinkida igale alaliidu töötajale ja juhatuse liikmele ühe mütsi. Mitu mütsi ma sulle andma pean? 9+7. Aha, 16 on mul nii palju ikka kaasas või? Täpselt, no täpselt võtsin. Nii, sa teadsid. Ja ongi 16. Väga hästi. See oli nagu ennem kokku lepitud. Kuidapidi oli siis 9 on tööl ja 7 on juhatuses või vastupidi? Praegu on 9 juhatuses ja 7 on tööl. Selge. Ja. Kuidas sisse elanud oled, et kas... Kui CV-d kirjutasid ja mõtlesid, et milline see amet olla võiks, kuhu sa nüüd kandideerid, siis kui palju see erineb nüüd sellest esimesest 3 kuust, et mida see töö sulle toonud on? No tegelikult see töökuulutus tegelikult sisaldabki seda, mida see on. Aga kindlasti oli seal palju asju, mida ma sisuliselt ei teadnud. Ma teadsin seda kui tekst, et see kindlasti midagi sellist on, aga mis selle sisu on. Kindlasti osasid nendest ma veel isegi ei tea, sest näiteks protsessid, mis on seotud EOK-ga, projektide kirjutamised ja seal võib olla siis isegi kauplemised, raha kauplemised, võitlemised, need on ju kõik sügisel ees. Seega sinna alles jõuab. Aga kui palju sa oled praegu alaliidust tuge saanud, et sisse elada? Ma peaks ütlema, et meeskond on väga hea. Et tegelikult oligi üks selline suur minu jaoks tšekk või roheline tuli, et seal oli Evelin ees. Et kuna Eveliniga meil oli ju eelnevalt ka kokkupuude nii klubi kui võistluste korraldamise näol, siis ma teadsin tema sellist hoolsust, kajastust, kiireid vastuseid, mis minu jaoks on alati tiimis väga olulised olnud. Ehk siis see nagu innustas mind, sest ma tegelikult kaalusin seda otsust väga-väga kaua. Urmas Karlsson, endine peasekretär, on endiselt kontoris alles uue ameti peal. Mis on tema amet ja kui palju tema selline olemasolu seal julgust annab, et tuleb kõigega toime? Jah, Urmas on, meil on siis nii-öelda 2 tuba. Mind panti kohe Urmasega ühte tuppa, sest ta on ju teada-tuntud rääkija. Teistel vist sai natuke väsisid ära sellest rääkimisest, aga meil juttu jätkub. Mina ise tunnen, et tegelikult on see hea, sellepärast Urmas 30 aastat olnud. Et see, mis tal seljakotina kaasas on, see on ikkagi meeletu. Kohati võib-olla ongi, et ma ei saa seda ju kõike kaasa võtta, aga ma saan kuulata, miks ja millal, mis eesmärgil need on tehtud. Et selles mõttes jällegi ka tegelikult juhatus siis rõhutas, et see on boonus. Ja ma olen seda ka enda jaoks lahti mõtestanud, et see on äärmiselt hea asi. Et kui tulla täiesti, ma rääkisin ka Ujumisliidu peasekretäriga, kes on meie kõrvalkabinetis. Et tema tuli teise ala pealt, nii-öelda võõra ala peale, talle ei olnud sellist toetavat inimest, et ehk ma võtan seda suure boonusena. Kui palju sul eelnevalt oli spordiorganisatsiooni juhtimise kogemust? Kui ainult seotud Austa rattaklubiga. Ehk siis, kui me selle lõime aastal 2020, see on siis pea 6 aastat ja rohkem ei olegi, kui siis me alustasime seda nullist ja sinnamaani, kus me jõudsime mis me siis peaaegu 10 võistlust korraldasime või korraldame jätkuvalt, et selle najal on. Kindlasti klubi alustajana ja ka võistluste korraldajana siis tekivad mingid omad vaated alaliidu suunas samamoodi ja mingid ootused alaliidu suunas. Nüüd ise seal alaliidu poole peal olles, et kui palju sa neid konflikte seal näed, et mida sa eeldasid, aga mida tegelikult alaliidu poole pealt ei ole võimalik vastu pakkuda või vastupidi, et nüüd alaliidu positsioonil olles mõtled, et mida nad saada tahavad sealt. Jaa. Kusjuures selle teise kinga minemine, see mulle tegelikult üleüldiselt tööalas meeldib. Eelnevalt ka, et mõistan rohkem teist osapoolt. Et nüüd selles rollis olles ma saan palju rohkem mingitest küsimustest aru. Et
ja võib-olla praegust saan ma seda aru, et ma saaksin siis teistele korraldajatele rohkem selgitada, sest siis mul tekkis palju küsimusi nii rahastuse osas, mida iganes turunduse osas, miks mida kajastatakse. Et praegust ongi see, et nüüd ma mõistan seda, et tegelikult need ootused on võib-olla liiga suured, aga et keegi ei selgitanud mulle ka, ei osanud või selgitada, täpselt tausta ei tea, et ma ise olen mõelnud, et ma väga tahaks siis selgitada, et nad saaksid vähemalt seda köögi poolt rohkem aru, miks need asjad nii on. Ehk siis ja mulle väga meeldib see, et ma sain olla mingites rollides, et treenerina, võistluskorraldajana ja tunda seda, et ma vaatan alaliidu poole, et kuulge, et miks te ei tee nii. Aga nüüd ma olen teisel pool ja nüüd ma saan aru, et okei. Ja loomulikult on nüansse, kus annab midagi teha, kus võib-olla ei olnudki tähelepanu pööratud. Mida näiteks sa ise võtsid kaasa sellisena asudes peasekretäriks, et mida sa igal juhul tahaksid ära teha Eesti Jalgratturite Liidus? No kui ma küsisin Kersti Kaljulaiult ka, tema tegi mulle siis nii-öelda soovituskirja, siis tema küsis mul tegelikult, et mis on sinu siis see tegevuskava. Ehk esita mulle tegevuskava, millega sa siis kandideerid. Ja siis ma nagu mõtlesin sellele, et minu nagu selline peamine oli kommunikatsioon ja läbipaistvus. Sest ma tundsin kõrvalolijana ja see, mis siis ka kõrvalt ma kuulsin, et mitte, et ma tahan viidata, et alaliit ei ole läbipaistev, pigem ta on tunnustatud, sest kõik asjad on väga hästi korraldatud, aga just ongi korraldajate ja treenerite suunas võib-olla rohkem kommunikatsiooni ja selgitust ja kuidagi sellist kaasatust. Jah, võib-olla kõige parem sõna on kaasatust, et ükskõik mis otsustes saab rääkida kaasa vastav siis kontingent, treenerid, korraldajad, et nad saaksid koos arutada ja võtta koos otsuseid, et selles mõttes et ongi, et mina arvan, et juht ei ole see, kes ise otsustab. Juht on see, kes kogub inimesed kokku ja paneb nad otsustama ja sellest lähtuvalt sünnib siis mingi tulemus. Ma olen aru saanud, et Eesti Jalgratturite Liit võrreldes teiste Eesti alaliitudega, paljude teiste Eesti alaliitudega on väga hästi organiseeritud. Meil on ka tegelikult üpris võimekas kontor, loomulikult me ei saa ennast võrrelda jalgpalliliiduga, kus mannapudrud natukene tassitakse kokku väljaspoolt Eestit, aga võrreldes ütleme siin individuaalaladega me oleme seal alaliidu kontoris päris tublid, et kas sa ise algusest peale oled ka seda tunnetanud ja aru saanud või ei ole veel sellist kokkupuudet olnud teiste alaliitude ja teiste ütleme juhtimisstiilidega? Ei ole teistega jah niimoodi kokku puutunud, ainult need, kes alaliidud meil seal koridori peal on, et ma küll visuaalselt näen, et seal tiim on selline 3-4 nägu kindlasti, kui meil on seal ratsaliit, golf, ujumine on meie siis koridori peal. Ka väga tublid alaliidud tegelikult. Okei. Et ja ma nende sisu ei tea, seega, aga mul see tunne kuidagi mingitest faktidest arusaama on küll, et Jalgrattaliit on väga tunnustatud, ongi selged otsused, juhatuse protokollid, et kõik on hästi dokumentiseeritud, et selle osa pealt olen ma kuulnud tagasisidet ja et meil on nagu selline toimiv tiim ja regulatsioon. Ma tean, et sa ennem kandideerimist pidasid ka siin-seal nõu ja kui said ametisse, siis kohtusid ka paljude inimestega. Mida rattainimesed räägivad, et millest kõige rohkem puudust tuntakse või mida alaliidult oodatakse? Ja, et tegelikult see töö veel käib, et ma olen endale sihiks seadnud selline sellel aastal võiks teha sellise esmase tiiru peale. Et siin esimese hooga ma tegin oma tiimiga, siis selliste võib-olla võtmeisikutega on ju, sina olid seal juures. Ja nüüd ma olen jõudnud siis klubi treenerite juurde, et olen jõudnud käia CFC juures, Pärnus, Lõuna-Eesti rattaklubi, aga neid on ju veel. Aga mis enamasti ikkagi kõlama jääb, on võistluskalender, noorte teema, ehk siis ma pean silmas just 16 vanuseklass, et juunioritele ja ülespoole on just kui natuke väljundit olemas, sest meil on ju koondise treener ka olemas Alo Jakini näol. Aga ja 14 kuni on ka selles mõttes noorte spordiga kaetud, treenerid toimetavad, aga see 16 on selline natuke rippakil juba, me vaatame seda võistluste poole pealt. Et seda nagu treenerid kõnelevad.
ja treenerid kõnelevad ka siis treenerite puudusest, mis on väga suur, et see kindlasti. See on juba selline globaalne teema ja riiklik teema, sest kuidas me treenerid juurde saame, et meil nagunii ju rahastust, me ei saa neile kuidagi panustada, et seal on treeneri palk ka sees. Aga ja siis ka laste puudus, meil on ju sündivus kõvasti vähenenud ja see väheneb jätkuvalt sama kiiresti. Et mis me edasi teeme, et selles mõttes spordialaliidud ju üksteisega hakkavad võitlema veel enam nende väikeste numbritega, mis praegustki võitlevad veel enam tulevikus siis. Et selles mõttes, et see natukene on kurb vaatepilt, et kuhu suunas me oleme liikumas. See on väga suur küsimus kõigile. On ka mingid ettepanekuid tulnud, et mida teha, mida alaliidult oodatakse, et parandada seda võistluskalendri seisu või et mida oodatakse siis, et seda M16 ütleme vanusegrupi seisu parandada, et just võistluste näol, et on seal mingid ettepanekuid ka tehtud või on endal mingid ideid koorunud? No võistluskalendri näol ja siis loomulikult seal oli küsimus ka reitingu punktid, et need on natukene selline vanemast ajast ja selle osas moodustati töörühm, mis on pea 10 inimest. Siis koosneb nii treeneritest ja võistluskorraldajatest ja nemad siis tegelevad nende teemadega. Eks siis see nüüd neil oli esimene kohtumine, tegid oma sissejuhatuse ja siis nad üritavad leida selliseid sisendeid ja siis sellest võiks sündida mingi uus mõte või siis mingi muutus. Nii. Tuletad meelde. Kes sinna kuuluvad sinna töörühma? Näiteks meil Filtermaate karikasarja korraldaja, siis tal on nüüd need ainult temposarjad, aga siis Reila, Tõnis Saar, Räim, siis on meil treeneritest Rando Marten, Kaspar, Eke Kaur, Andri Lebedev, Urmas on selle eestvedaja, sest tema ülesanne ongi koolitus ja siis arendusjuht ja siis mina olen selline külaliskuulaja vahepeal üritan vaadata, kas minnakse õiges suunas, et kas poisid hoiavad ikka palli ümmargusena või vajub see liiga laiali. Aga kui ma ei eksi, siis vist oligi kõik. Selge, et seal ei olnud ühtegi naist peale sinu enda siis, et kuigi alaliidus meil naisjõud on tegelikult ju kõvasti, et kuidas sa sellesse naiste rattaspordi poolde suhtud, et kas näed ka seal praegult mingid vajakajäämisi või tegelikult meil on päris hea selline rada juba sisse kõnnitud ja mööda seda tasub edasi minna vaikselt? Saad seda täpsustada, kas me mõtleme rohkem nagu võistlejate suunas või juhtimis? Jah, me mõtleme võib-olla rohkem võistlejate suunas, et meil oleks ka kohapeal üritusi naisratturitele ja et ka neil oleks kohapealne väljund olemas. Tegelikult ma arvan, et siin oleks kõvasti veel teha. Et Hanna selle koha pealt on väga palju tööd ära teinud, ehk siis Hanna Taaremäe. Et loomulikult see on suundunud ka Tallinnasse, seal Triin, nimi nüüd täpselt meelde ei tule, on ju Hawaii kaudu toimetab. Et muidugi Ann-Kristiin on ka midagi toimetab, mina ka toimetasin, aga enam ma ei jõua panustada. Ehk siis seal on see konks, et naistega on nii, et kui need minuealised naised selline 30–50 on ju, esiteks nad on jõudnud kusagile oma nii-öelda ettevõtte maailmas, nad on jõudnud hea olusse, kus on neil raha ja siis nad tahaksid väljundit ise endale. Ja nende puhul on see, et neil on lapsed ju ja kui nemad ratast ei sõida, siis nad ju trenni ei lase. Seepärast see on ohtlik ja see on kallis ja need on tegelikult arvamused, tegelikult see nii ei ole, sest meil teised spordialad tegelikult on isegi palju kallimad. Aga kui see naine tuleb, see ratas on siukene mõnus sport tegelikult, sa võid rahulikult ka seda teha. Ja kui seda kõike teadmisi neile anda, siis on eeldus ju, et need naised panevad oma lapsed trenni. Minul kõik need naised, kes ma olen rattasporti toonud, need on kõik oma lapsed siia toonud. Ehk siis nagu minu selline mõttesuund, et kui me kohtusime Pärnus Kaido Juurikuga ka, siis me jõudsimegi selleni, et võib-olla see ongi see õlekõrs, et me peaksime natukene seda ressurssi panema harrastajatele. Ehk neid kuidagi koondama, siis nad toovad nii meil korraldusjõudu, vabatahtlikke, naised toovad oma lapsi, on valmis siis sõna andma, on ju. Et võib-olla seal on see võti, me läksime natukene mees ja naised, aga jah, naiste osas ma arvan, siin on kõvasti veel tööd teha.
ei, ma olen täiesti nõus ja me võime, ma arvan, vabalt käsitleda seda teemat sellisena, et mehed ja naised, kuna Eesti rattaspordis pikka aega see spordiala oli väga maskuliinne ja ka rahvusvahelised pildid ja tänapäeval kindlasti üritatakse ju seda õrnemat sugu toetada, et rattasport ka seal areneks ja ma arvan, et väga õige võti, et emad on just need, kes võtavad otsuseid vastu kodudes tihtipeale, et ja kui emade turvatunne last trenni ei lase, siis nii ongi ja seda on vaja kindlasti osata muuta, et tundub ju lihtsam laps lasta jalgpalliväljakule või korvpalli mängima, kuigi seal see vigastuse oht on kordades suurem kui tegelikult rattasadulas, et aga seda tuleb teadvustada ja seda tuleb koolitustööga tuleb tegeleda. Täpselt. Sa juba mainisid, Urmas on koolitaja, mis ta ülesanded täpselt on tänasel hetkel alaliidus? Suund ongi siis, et koolitused ehk siis koolitused treeneritele, et see tegelikult nõuab ju päris suurt ressurssi, kuna koolitustel on need igas EKR 3-7, sellel on iga ühel oma nõuded, millised peavad olla küsimused, materjalid, et tegelikult selle väljatöötamine on päris mahukas. Ma sain aru, et praegune meie nii-öelda see sisu on jäänud vaeka ja nagu vanasse aega, ehk seda on vaja uuendada, ehk siis see uuendamine. Ja kohtunike koolitused, nende nii-öelda aitamine küsimustes. Ja siis see kõik viitabki sellele ka arendusjuhile, ehk siis arendada treenerite, kohtunike koolituste poolt, mis tegelikult on hästi oluline teema. Ma tean ühte asja veel, mis võtab peasekretärit hästi palju aega, võistluste korraldamine. Seda ei tahtnud Urmasele jätta. Muidugi meeldiks, öeldakse hea juht oled sa siis, kui sa oskad hästi delegeerida, aga tore on see, et Eesti Jalgratturite Liidus on ilusad asjad nagu tööjuhendid kõigile tiimile, mis mulle väga meeldib ja see on minu ülesanne. Et võib-olla tulevikus annab seda mudida selle koha pealt, kindlasti see annab midagi välja mõelda just selle mõttes, et see võtab hästi palju ressurssi, ehk siis tegelikult see on see, et sa aasta läbi ju korraldad. Et siis ongi küsimus, et kas sul jääb aega siis selleks arenduseks, noored, võistluskalendrid, kõik muu, mis on vaja parendamist. Ehk siis tegelikult ta varastab ära väga olulise ressursi. Ehk see on selline mõttekoht. Mina ise endale olen võtnud sellise nagu töö eesmärgi, et esimene aasta vaatlen. Loomulikult tööd on ka vaja teha. Teine aasta olen juba sellest hooaja ringist aru saanud, siis saab juba mingitest protsessidest aru ja saab nagu protsessi ka saab minna ja 3. aasta võiks olla selline, kus tõesti võib-olla midagi nii-öelda saaks nii-öelda muuta või pigem muutmine on halb sõna, edasi minna uut moodi. No, väga hästi oskasid selle sõnadesse panna. Okay. Tuleta meelde meile siis need Eesti meistrivõistlused erinevatel aladel, mis meil kõik toimuvad, et võib-olla siin kuulajal kohe ei viska ette, et kui ma olen selline rattarallil osaleja ja vaatan Tour de France'i telekas, siis on maanteerattasport ainult meelel, aga tegelikult neid meistrivõistlusi läbi aasta on väga palju. Ja, neid on 11. 11 koguni. Ja, et no alustame siis esimesest, mis on Elvas on siis Eesti kriteeriumid või tänavasõit. Et tegelikult see on väga vahva kontseptsiooniga on ju tänava peal hästi vaadeldav. Ja mul on hea meel, et sellel aastal on tegelikult terve maikuu kriteeriumeid täis. Et ehk siis maikuus alustatakse siis kriteeriumist, see on siis maantee ratastele suunatud. Järgmisena oli meil minu teada BMX siis cross, see on siin nagu tähtväres meil ongi siis see crossirada kruusaga. Et siis on meil BMX freestyle, see on siis ma saan aru selline trikikas, minu jaoks oli ka isegi, kui ma vaatasin seda kalendrit esimene kord, siis ma teadsin sellest distsipliinist, aga ma nagu ei ole nii mõelnud, et see on ka meie alaliidu üks osa. Ehk siis kuna ma kõikidel võistlustel siis olen ka kaasatud, siis mul on nagu põnevus seda vaatama minna. Siis on meil downhill. Jällegi sellest ma olin väga kuulnud, sest nad on väga aktiveerunud ja ka loomulikult häid tulemusi teinud. Eelmine aastal ta siis meil Rikko Mäeuibo. Rikko Mäeuibo siis saavutas junior klassis, kui ma ei eksi, oli pronksmedal. Just. Et nemad on väga tublid ja aktiivised. Ja see toimub
oli vist Kiviõlis, ka huvitav, pole kunagi näinud. Võib-olla isegi Eurospordis olen, aga see on päris hirmus. Ma arvan, et ma panen silmad kinni. Siis, mis meil veel on? Eesti meistrivõistlused maastikukrossis ehk siis Jõulumäel. See on siis maastikuratastele suunatud distsipliin. Maanteeratasõit oli juunis siis. Juunis on vahepeal veel. Eraldi start on vist Eestis see aasta ja grupisõit. Just, eraldi start on alati Eestis. See on sellel aastal Juurus, Rapla vallas ja grupisõit on siis sellel aastal Leedus. Et ja järgmine aasta on Eestis. Et siis 3 riigi peale vahetatakse neid korraldusi. Nii, kuhu me jäime? Jah, vahepeal olid meil maantee nii-öelda kuninglikud alad ja siis me jõuame Gravel on augusti alguses. No see on selles mõttes, et kasvab trend ja inimestele, kui nad üldse ratast ostavad, siis tegelikult ka Gravel ratas on ideaalne selleks. Ja Gravel on meil sellel aastal Alutagusel ja Alutaguse korraldaja ütles, et rada saab väga vinge olema, nii et kõik on sinna oodatud. Mis meil veel on? Maastikuratta maraton. See sai on ju ja siis lõpuks tulebki novembri alguses või siis oktoobri lõpus Süklokrossi teatekross ja Süklo estikad. Ja Leedus on meil trekki peal. Ja trekisõit on ka, et sellega on muidugi kurb lugu see, et noored ei saa kusagil harjutada. Et see osalus võib-olla ei ole selline nii suur. Ja, aga meil on siis Jaanus Brücker, kes seda eest veab ja on võtnud nii-öelda südameasjaks, et see peab toimuma, et vähemalt senioritele. Aga me saime mingi vastukaja, et mingid noored on valmis osalema, seega ikkagi 16 vanuseklassile ja senioritele. Okei, vahetan, ei ole seniorid, on masterklass, et neile on see toimumas. Ja, Leedus. Päris suur arv üritusi tegelikult, et kui suur osa alaliidu eelarvest läheb meistrivõistluse kordamisse. Ma kujutan ette, et osadel meistrivõistlustel see toetus on suhteliselt väike, võib-olla medalid ja diplomid ja auhinnaraha, aga et osad üritused viivad ikkagi ka päris korraliku summa välja, kui me räägime siin maanteeratasõidust, et kui suur osa alaliidu eelarvest meistrivõistluste peale läheb umbes? No umbes suurusjärg selline 50 000 pluss, see sõltub nüüd, kuna meie ei korralda sellel aastal grupisõitu, siis meil on nii-öelda maksame ainult osalustasu siis Leedule. Aga järgmine aasta on see meie õlul, see tähendab seda, et see eelarve on kindlasti 50 000 pluss veel juurde. Pigem 100 000 pluss vist. Ja, ma olen väga selline, et ma räägin väiksematest summadest. Võib-olla peaks suuremat panema, siis on nagu parem allavoole tulla. Aga jah, et selles mõttes tegelikult, kui me mõtlemegi niimoodi, et meil on eelarve selline 50 000 on ju pluss ja me saame ju EOK raha ka, mis on suunatud sportlastele ja loomulikult võistluse korraldusele ja kõigele, et see on siuke 150 000 eurot. Siis vahest küsitakse, et kus siis raha on? Näed, seal see raha ongi. Et me peame ju neid Eesti meistrivõistluseid korraldama, mitte me peame, me tahame. See on üks oluline väljund. Kuidas sa näed üldse seda võistluskalendrit nüüd, et kus on need kohad, kus me peaksime nagu rohkem võistlusi tegema ja kus on see võti, et kuidas alaliit saaks toetada neid korraldajaid, et neid võistlusi korraldada, et sa ise oled ka võistluse korraldaja olnud, et kas sa tunnetad, et alaliit saaks või peaks midagi tegema seal juures veel või on pigem see klubide enda teha nüüd, et rohkem seda kogukonda koondada ja neid sobivaid ja vajalikke võistlusi teha nendele osalejatega, seda vaja läheb? Ei, ma usun, et alati on alaliidul võimalus suunata, et kust muidugi alustada. See on praegu selline trikiga küsimus, võib-olla töörühmast tuleb mingid mõtteid. Seda esimest töörühma juba kuulates tegelikult seal tuli väga kuldseid mõtteid, mille peale ilmselgelt ma ei ole isegi tulnud, kus nad just arutasid, kus oli see pöörde moment, kus läks kõik lappama, on ju. Et väga huvitavaid ideid. Ehk siis zoomin korraks tagasi, et küsimus oli, et võistluskalender, kust peaks alustama korraldajad? Jah, et kust alaliit peaks alustama, kust ta saab, mida ta saab ise ära teha selleks, et klubidele toeks olla? No mina usun ikkagi, ma ei tea, ma olen väga ju kommunikeerija inimene, et suhtlemine kuidagi mingi sellise väärtuse andmine, just ma mõtlen, kas motiveerimise inspiratsiooni näol, sest me ei saa ju tegelikult,
ja loomulikult ilma rahata me ei saa teha, aga me ei saa neile pakkuda raha, sest kus me raha saame, see ongi ju riigi toetused pluss sponsor, et meil ei tule see kusagilt taevast alla ei tule, on ju. Et pigem mingi sellise motivatsiooniga, sellise toega, et me oleme olemas, me mõtleme kaasa. Et mina pigem inimeste puhul arvangi, et see on kõige määravam asi. Ja siis ongi nad oma kohalikus kogukonnas saavad kaasata neid ettevõtteid, kes seal on ja need siis panevad omakorda mingi sponsorluse taha. Et noh, ma pigem näen nii, sest et ma ei saa öelda, et näed, patakas raha on siin, et asjad ikkagi rahaga ei sünni, et seal peab olema inimese tahe ja selline kirg. No ma väga palju sind eelarvega ei hakka piinama sellepärast, et sa oled pidanud toimetama eelarvega, mis oli enne sind. Et ei ole veel endal õnnestunud seda võib-olla kätt niimoodi sisse panna, et seal suunata mingit teekonda. Aga ma küsiks niipidi, et mingi käekiri sul kindlasti on ja kas sa ise tunnetad ka, et juba mingitel asjadel on tunda sinu käekirja, et mingid muutused on 3 kuuga toimunud või sa ütled, et need 3 kuud siiski meil natuke liiga vähe, et sa oledki selline vaatleja rollis? No ma tahaks uskuda, et olen küll kätt või minu kätt on juba tunda. No näiteks loomulikult see oli eelmise siis valitsemisaja otsused, et alakomisjonid lähevad töösse ja nii-öelda konkreetsemalt, et need on protokollitud alaliidu poolt. Mitte, et alakomisjon ise seda protokollib ja siis on jälle tekib kahtlusi, et ka kuidas see hääletus toimub ja otsused. Ehk siis alakomisjonid, ma arvan, toimetavad, meil on silm peal. Ma selles osas olen üritanud karmilt hoida kätt, et asjad jooksevad nii, nagu nad peavad. Mis võib-olla olen rõhku pannud sportlaslepingutele, et need eelnevalt puudusid. Et kohati tekitas see sellist arusaamatust, et me pole kunagi teinud, miks me nüüd teeme. Et aga kui mul EOK leping ütleb, et sportlaslepingud peavad olema tehtud, siis ma teen need ära. Et mina tulin, ma teen ära, sorry, et ma ei tea, miks ennem ei tehtud, ma ei saa vastata sellele. Ehk siis, ja siis võib-olla mingid kommunikeerimised, et minu stiil on alati juhtimises olnud see, et ma kirjutan, ma helistan ka või siis ma helistan, ma kirjutan, millest ma aru sain ja sa kinnitad mulle, kas sa said sellest samamoodi aru või sa esitad mulle vastu argumendi. Ehk siis suhtlemine meili teel ametlikult, et ka oma tiimiga mul kohati on võib-olla raske olnud sisse söövitada seda, et mingeid asju, no näiteks autobroneerimisi, me peame tegema meili teel. See, et sa mulle telefonis ütled, see võib kaduma minna. Me saame üksteisest valesti aru, üldiselt on see, et saadaks valesti aru. Et ehk siis võib-olla see osa ja las ma mõtlen. Vot, ise ei oskagi välja tuua, ma arvan, et seda oskaks võib-olla teised. Okei, aga ma siis küsiks niipidi hoopis, et mis sa näed, et hetkel on alaliidu kõige suurem praktiline mure, et mida teil enda seal kontoris sa tunned, kas on teatud inimesest puudus midagi tegema, on see koondiste tasemel mingi tegevus, on see samune võistluskorraldusliku poole pealt, et või on see üldse kommunikatsioon juhatusega, et milline selline praktiline mure sinu nägemuses on kõige pakilisem või on sul lausa nii mitu välja tuua? No selline oluline oleks kindlasti Eestikate siis projektijuht või siis keegi, kes hoiab silma peal kõigile Eestikatel. Muidugi ongi see Eestikate teema üldse vajab võib-olla natukene rohkem süübivist, ehk siis ka minul aega, et ongi, kus see eelarve tuleb ja see eelarve mõtestus on ka ju tegelikult selline sügav ja natukene vajab selgust, sest seal ongi see rahastamine, et ongi eelarve, aga tegelikult see eelarve on tühi, sest see täitub siis, kui hakkad võistlust tegema, ehk siis KOV-i ja kulka toetustest ja osalustasudest, ehk see ei ole raha, mis on kohe anda, vaid tegelikult tekib võistluse käigus. Et see natukene kuidagi minu jaoks vajaks natukene ümber tegemist, et see oleks loogilisem korraldajale. Palun suumi mind jälle tagasi, ma läksin kusagil ära. Et kas sa näed, et praktilisi vajadusi? Inimeste näol, just, õigus. Ehk siis Eestikate osa ja ma tunnen, kuna meil on press on poole kohaga, siis see vajaks kindlasti täiskohaga inimest, kui mitte 1,5 kohta. Kui me räägime ka nüüd, et kogu teema on ju meil nutides, et kuidas ma sellele lapsele ligi sään, et kui seal TikTokis ikka jookseb seda ratast, siis tal tekib see huvi. Et jah, me oleme Facebookis ja Instagramis aktiivsed, aga mulle ka just laps ütles, et kuna ta aitab juba turundust teha, siis ütles, et need on nii mõttetud kohad.
TikTokis on elu. Et noh, siis ma nüüd hiljuti ka ennast panin sinna sisse ja ma sain teada, et mine metsa, seal ongi päriselt kogu elu. Kõik uudised, kõik sport, maailma sport on seal, sinagi on ju, rattalõvi on seal. Siis ma mõtlesin, ma olen tõesti ajast maha jäänud. Ehk siis ma arvan, et ajaga kaasas käia oleks vaja meil olla selles sotsiaalmeedias hästi aktiivne. Ja ma olen nõus, et me juba võime ennast vanadeks nimetada, et noorem kolgund tuleb peale ja kasutab hoopis teisi asju, alustades TikTokides, lõpetades Snapchatidega, et nii ta kipub olema. Aga veel natukene siin spordi poole pealt, et alaliit justkui vastutab päris mitme erineva spordiala eest rattaspordis sees, juba sai neid nimetatud, BMX, Trek, Cyclocross, Gravel, maastikusõit, Cyclocross, maanteesõit, et neid on palju. Ja küsimus, et kas sa näed, et see on natuke võib-olla ka liiga killustunud kõik, et kas need erinevad rattaspordialasid on vaja kõiki sellisel kujul edasi arendada, et me oleme väike Eesti, meil on väike ressurss, väike rahvaarv, vähe tegelikult klubisid. See rahvaarv veel hakkab vähenema, et kuidas sa näed nende arengut, et kuidas alaliit nagu neid peaks toetama, et kas on, ma saan aru, et mingi põhimõtteline ju tee on siiski valitud maanteekoondiste näol, aga tegelikult on ka ju maastikurattakondised ja natuke BMX-i, aga et kas peaks seal ikkagi hoidma kindlalt maanteerattasõidul kui kuningalal härjal sarvist või minna ikkagi seda vabat teed, et lasta kõigil omas vees seal areneda, et mis sinu tunnetus on, et kas on natuke liiga killustunud see tänu nendele kõigile erinevatele valikutele, mis meil on, et ei suuda ressurssi ühte kohta suunata või pigem mitte? No pigem mitte. Ma arvan, et kõikidel teistel sportidel on ka ju erinevad distsipliinid. Et me saame olla ühtsed, praegust tundub pigem, et on killustatust, aga me saaksime olla ühtsed, aga süsteemi oleks vaja, mis meid paneks ühtselt mõtlema. No näiteks alustades treeneritest. Meil on praegust koolitused, ühtsed. Võib-olla ma olen aru saanud, et see on olnud, kuna mina ise olen ka 5 aastat treenerite koolitusel käinud, siis viimase aja trend on BMX omad on meiega koos. Ehk ma saan aru, et meil on nii-öelda erialaselt natuke erinev, aga mingid asjad on meil ühised ju. Ja samamoodi, miks BMX-i omad näiteks ei võiks, talveperioodi neil on sisehall, aga siiski oma võhna arendamiseks teha maastiku või maanteed. Et just see koostöö efekt, et kui me räägime treenereid ka ei ole, et teeme koostööd, saadame omad BMX-i ja teised vastupidi maastikusse või mis iganes maantee, mis meil veel on, BMX freestyle, see nõuab juba sellist isikupära või siis downhill. Aga samas miks mitte, kui BMX-is keegi näeb, et tal on mingi karakter selline, et see sobiks sinna või talle väga see BMX ei meeldi ja talle meeldib väga hullu panna. Siis just see koostöö, et suuname, jagame neid sportlasi, et kohati see killustatus võib-olla on ka see, et ma hoian 10 küünega oma sportlasest kinni, isegi võib-olla kui ma ei näe temast potentsiaali, siis võiks see vastupidi olla, et kuule, et võtta sina, tal on midagi, et sul on midagi talle pakkuda. Ehk siis ma arvan, et siin on koostööd teha ja me võiksime neid erinevaid distsipliine hoida ja loomulikult, kui tuleb mingi uus distsipliin, näiteks nagu me rääkisime sellest, et tali olümpiale süklo, kuigi see ei läinud läbi, siis mina olen pigem muutuste meelt, et vahel võib-olla tõesti on millegist peaks lahti laskma. Näiteks, aga see on minu isiklik arvamus, trek. Et kas me peame seda nii kõvasti praegu suruma, kui meil ei ole võimekust noori treenida ja siis me surume nad sinna Eesti meistrivõistlustele, kui neil puudub igasugune nagu koolitus, arusaam, kuidas see süsteem käib, veel enam trekis ma olen aru saanud, et seal on väga palju võimalusi võistelda, mingid erinevad, ma ütlen, ja just, et minu jaoks on ka see täiesti nagu, see on koht, kus ma ka käinud ei ole. Ehk siis võib-olla mingist asjast tuleks äkki lahti lasta, aga see ei tähenda, et me loobume, et kui näiteks kunagi tuleb Eestisse trek, siis loomulikult me alustame ju kõik otsast peale, aga meil ei ole ka treenerid, ehk siis me alustamegi täiesti otsast peale koos treenerite arendamisega. Ja väga hea point, et ma ise ei taha ka kõva häälega hõigata seda, et unustame selle treki, aga vaatas lihtsalt reaalsusele otsa, et meil on nii palju enamat mujal ära teha versus 100 miljonit maksev multispordihall trekiga, et kas see on see koht, kuhu see esimene energiaressurss panna, et pigem meil on aktuaalsemad teemad laual, nagu juba see räägitud,
et ja me peame kuskilt neid noori tooma, et on sul seal veel mingeid võtmeid, et kuidas me, sa oled ka noorte treener natuke olnud ju Elva klubi juures, et kuidas neid noori tänapäeval kõige paremini kõnetada ja neid siia spordiala juurde saada, et üks asi on see TikTok ja meediakommunikatsioon, aga ja teine asi on see, nagu sa juba rääkisid, lapsevanemad ja emad, et on seal mõni võti veel sinu nägemuses või on see nagu spordialade põhine või on meil veel mingeid nippe kuskilt varrukast võtta? No mis mina kogenud olen, ongi vanemad on ju, mis on selle treeneri ümber keskkonnas ja noored ise, kui neil on hea emotsioon, neile meeldib see, mida treener teeb ja nad käivad seal enda tahtest, mitte et vanem nagu pressib justkui, okei, see on ka kahepoolne, aga et ta teeb seda nagu niimoodi, et tal on mingi enda tahe sees, siis ta ikkagi räägib oma sõpradele, kus ma käin. Ja see minu trenni tuli niipidi, et sportlaste enda kaudu ja siis vanemate kaudu oli enamasti. Kõik need kuulutused, kui me räägime siin Tartu kommipommist on ju, et keegi vist Andri Lebedev tegi meil seda analüüsi nii-öelda, kes sealt siis tuleb, palju neid tuleb ega ei tule väga. Et see kuidagi mingi selline isiklik tats, keegi ütleb sulle ja siis teda usaldatakse, et see on äkki midagi, mida ma lähen proovima. No mulle tuli just täna sõnum ühelt emalt, kes oma lapsega on käinud kommipommi sarjas ja suure tõenusega võib-olla see ema need lapsed sinna rattatrenni lõpuks paneb ka. Kusjuures ütlen ära, et ta on ülikooli spordiklubis riietuses, ma nägin kuskil sotsiaalmeediast. Okei, nüüd ma tean, kellest sa räägid. Aga ta tütar korraldas jooksuvõistlust innustatuna kommipommi laste rattasarjast, et talle nii väga meeldis, ta korjas seal auhinnaks saadud kommid kokku ja tegi küla vahel oma jooksuvõistluse, kus oli 22 osalejat, jagas seal laiali, et üliäge, kui noori saab niimoodi innustada ja see ei pea olema alati kohe see, et käisin üritusel, homme olen klubi ukse taga, aga ringiga lõpuks jõuame sinna välja kuhu vaja. Ma tean, kellest ta tegelikult räägid, et see inimene on selline lugu, et see on 5 aastat eeltööd. Ehk siis kunagi temaga kohtusin, siis ta rääkis, et oi, mulle ikka ratas meeldib, sina sõidad ja siis ma ikka rääkisin nii tore, muidugi proovi. Ja kuhu see on jõudnud, ongi see, et ta veab nüüd oma lapsi on ju, tema ise sõidab hoolikalt. Et aga see ei ole, need asjad ei sünni päeva pealt ja tema omakorda ju ma tean, et ta on ka siukene nagu avatud ja nagu näitab oma elu, siis väga paljud on läbi tema inspiratsiooni öelnud, et kuule, ma tahan ka ratas sõita, et huvitav asi ikkagi, et vaata, kuidas nagu niimoodi töötab, aga see ei sünni nii, et see on nagu ongi, et temaga on siukene ka pikk teekond läbi käidud. Et see kõik võtab aega ühesõnaga, et ühe sammuga me tulemuseni jõua, et seal on aastad, aga lähme natuke siis su isikliku plaani juurde, et kui palju asju sul endal nüüd tegemata jääb. Sa ju olid võistkorraldaja, natuke noorteklubi juht võib öelda, et kui palju kõik need tegevused nüüd teiste õlgadele sai lükatud seoses sellega, et sa ise otsa pidi Tallinnasse pidid minema. Ma saan aru, et Tallinnas sa tööl käid ju. Ja käin nädalas ikka. Elvast. Ja Elvast, ei olegi nii hullu. Aga mis siis sai lükatud? Tegelikult oli ju selline protsess, kus 2 aastat tagasi, kui Madis ka ju Girol osales. Siis oli see hetk, kus ma töötasin veel oma teises ettevõttes, et kuna ma selles nii-öelda valdkonnas, inseneeria valdkonnas olin päris pikalt olnud, selline 20 aastat, siis minu jaoks oligi see, et ma tundsin, et selles valdkonnas on nagu ammendunud. Ja seal Girol nagu oligi see, et nagu nii ma olin ju Austa rattaklubiga seotud, meil on Austa OÜ-ga, kes tegeleb sellel suunal koolituste ja karjäärinõustamisega. Et siis kuidagi nagu ma hakkasin mõtlema, et kuhu ma tahan oma ressurssi veel panna ja seal Girol kuidagi nagu selles melus olles, et me saime ju sinna VIP-aladesse, et ma tundsin, et ei, mina tahan panna nagu nii-öelda panustada jalgrattasporti täielikult, et siis saigi nagu see otsus võetud, ettevõte maha müüdud ja siis ma tegelikult olingi nii-öelda freelancer siin 1,5 aastat ja eks mul oli kogu aeg peas mõte, et küll see õige asi siis tuleb. Võib niimoodi öelda. Sa siis natuke manifesteerisid ka endale. Ja, täpselt, sellesse usun. Et siis ma toimetasingi puhtalt ainult Austa rattaklubi Tüski treeneri asja tegin. Et aga ma tundsin tegelikult, et seda oli vähe mulle. Ma olen veits selline rööprähkleja. Ma ei tea, kas on halb või hea, mina arvan hea, mulle sobib see.
ehk siis mul oli nagunii midagi juurde vaja. Jah, kuna see alaliidu teema on väga-väga suur, siis kahjuks Kaspar pidi mingid rollid natuke tagasi võtma. Ehk siis Austa rattaklubi on pigem talle rohkem suunatud ja siis Tüski puha pealt ma lihtsalt olin vabatahtlik manageerija välja arvatud treeneritööst. Siis minu õpilased said temale ja siis manageerimise osas andsin ka talle natukene rohkem nii-öelda suunan temale, aga ma aitan ikkagi kaasa nii palju, kui ma jõuan. No ma tean, et samal ajal lahkus üks ka noortetreener teile pundist, et siis Kaspar vist sai 2-kordse koormuse või päris nii ei ole? Tegelikult oli selline lugu, et Henri oli meil ju Elvas ja mina läksin ka Elvast ära, et sellega sai tehtud otsus, et meil läks Elva nii-öelda siis jalgratas osakond kinni. See on väga hea tähelepanek kohe nüüd siia torgin vahele, et treenerite teema, väga raske leida. Mis on see, mis seda treenerit motiveeriks ja seda noort motiveeriks hakkama treeneriks seal Elvas? Mis tingimused peaksid olema loodud, mida sa ise näed? No tingimused on, kui me räägime sellist keskkonnatingimus, baas on ju üks Eesti vingemaid. Mis veel, Elvas on see eelis, et treener, kui sul on 5. kategooria, siis kohalik omavalitsus maksab pool ja riik maksab pool. Ehk siis klubile selles mõttes kulu ei ole. Aga kuni 5. on vaja ju minna, ehk siis 3. kategooria kuni 5 on selline, et mina panin ka võimalikult kiiresti ja võimalikult kiiresti on vist 4 aastat, sa saad 5. kategooriani. Ehk siis 4 aastat töötada, kas siis vabatahtlikuna või põhimõtteliselt mitte millegi eest. Vot see ongi see koht, et ma arvan, et see noorele inimesele ta tahab ressurssi saada ja seda palka maksta. Et meie noorel inimesel selles mõttes me nägime, et tal on ju motivatsiooni, ta oli ala pealt tulnud, talle meeldis see. Aga kui raha ei ole, see ei olnud midagi väärtuslikku, siis see ongi kõik. Et kui palka ei saa maksta, siis on halvasti. Et ühe klubi reaalsus on ikkagi see, et sa pead alustuseks, kui hakkad nullist pihta tegema seda kas päris kõva entuka pealt või peab sul olema varnast võtta eratoetajad, kes appi tulevad, sest teistmoodi ei ole võimalik treenerile palka maksta, et see treener peab ise aastate staažiga jõudma sinna välja, et oleks riigi toetuse vääriline. Ja meie eelis oligi see, et meil on suur klubi, Rand Tuulberg tuligi sellega kaasa, et toetas noort treenerit, et aga lihtsalt sa ei saa lõputult ju suurt palka maksta või tähendab, sa ei saagi, et see kulu on nii suur, et see nii läks ja loomulikult ka distants, et Elva ja Tartu, kui elukohad on erinevad, et see võiks olla keegi kohalik. Kuidas Elvas klubiruumidega oli, kas need oli kohaliku omavalitsuse ütleme eelarve rea peal või pidi klubi ise leidma ringiraha? Seal on selline sümboolne kulupõhine elekter, küte maksab klubi, et praegust me oleme need Austa rattaklubile üle võtnud, aga loomulikult meie õlgadel on ju surve, et meil on leping siin, ma ei tea, 3 aastat veel kehtib, et kui see lõppeb, me sinna midagi nii-öelda ei aktiveeri ja kohalik omavalitsus nii-öelda volikogu näol on võib-olla mitte nii hea vaatega spordi suunal, siis võib-olla võetakse ruumid ära. Kuigi meil on palju argumente, mida me seal ju teeme. Et me oleme püüdnud niimoodi, et seal aktiivne tegevus toimub sporditegevus, mitte küll jalgrattategevus. Ehk see surve on ka, et midagi peaks sinna taas elustama. Et selle teadmise ühe klubi pealt sa saad tegelikult väga hästi võtta ju ka alaliidu peasekretäri töösse kaasa, et selline jalad alla tunnetus selle murulävega meil endiselt olemas. Ja, et selles mõttes ma olen nende tänu või nende kogemuste eest väga tänulik, et need annavad mingi vaate, et ma jõuan tegelikult ringiga tagasi samasse kohta, et nagu meil ka üks juhatuse liige räägib lastevanemate kaasamisest, et tegelikult võikski lapsevanemad olla need ja tehagi selle 3. tõesti selle tegemine on ülilihtne. Et okei, ma ei taha rõhutada, et see on nii lihtne, et sa pead ikkagi nagu erialaeksami tegema üldi, aga kui sa tahad, siis on lihtne. Ehk siis keegi lapsevanem, kellel on juba majanduslik nii-öelda võimekus olemas ja ta teeb seda kõrvalt, siis on see ülifun. Sest mina ka ju treenerina töötasin oma ettevõtte kõrvalt, kuna ma olen nii aktiivne, siis minule jäigi oma ettevõtted vähe ja see täitis ilusti selle mõnus aktiivsuse ära, et ma saingi minna trenni koos lastega.
ma ei pidanud üksinda vaimselt ennast suruma, vaid ma pidin nagunii trenni minema, sest lapsed läksid trenni. No siit jääb natuke kõlama see, et võib-olla võti ei olegi nii väga noorte kohe treeneritöösse kaasamisel, aga võti on siis just nende lastevanemate parem ärakasutamine. Jah, seal muidugi tänapäeval on vaata see oht, et lapse vanemad võtavad võimu üle. Et seal ongi see jällegi teadlikkus treeneritele, et nad oskavad neid raamistada, panna piire, reegleid ja ongi seal nagu igas ettevõttes on püramiid, et nad teavad, kus nad asetsevad, et nad kindlasti ei hakkaks treenerite siis võimu üle võtma. Et see on selline õhuke piir, mis tänapäeval on natukene nagu, eriti Eestis, see piir on täiesti kuidagi laiali. Et kui see piir on paigas, siis on see täiesti võimalik. Ühesõnaga kaasama positiivses võtmes. Proovime kaasata positiivses võtmes. Aga tahtsin tulla natuke isikliku plaani juurde selle jutuga ja jõudsime treeneritina välja. Täiesti normaalne, kõik probleemid algavad treeneritest, nagu me aru saame. Siis esimene suurem õppetund sul ametis, on sul juba mõni olnud ka seal, et kus sul oli natukene seda hoopis niipidi? Või said teada midagi, kuidas meil juhatuses asjad käivad, et mis oli ennem ettekujutus ja mis pärast selgus? Või ühtegi sellist õppetundi sul veel olnud ei ole? Ei, kindlasti on iga päev on selles mõttes, et iga päev ma just mõtlengi, et kuidas niimoodi välja suumida. Tavaliselt ma olen selle mõtteviisiga, et ma lähen edasi, natuke reguleerin ennast ära, et nüüd nii ja lähen edasi, läheb meelest ära. Võtan endale teadmiseks. Et võib-olla siin ka kõik, mis EOK valguses toimus, siis ma mõtlesin enda peas lihtsalt, et see, et mis sõnu ma kasutan, kes ma esinduslikult või kuidas ma esindan, et nagu see on väga oluline, et milliseid sõnu ma kasutan, mida ma kirjutan. Et ma muidugi seda oma ametis olen kogu aeg teadnud, aga kuidagi nagu võtsin veel enam, nagu see oligi selline õppetund nagu teiselt. Et olla sellega ettevaatlik või siis tuli ka igasuguseid kõnesid ajakirjadest, et mida sa vastad niimoodi, et sa jääd viisakaks, aga samas sa ei jaga infot, sest selline juhatuse otsus. Et see oli siukene põnev, natukene pani mõtlema, et nii, mida see amet siis tegelikult tähendab, et ongi, sul on kõik kukil ja tahavad sult tegelikult pigistada mingid sõnu välja. Saad sellest vastutusest aru siis, mis seal lasub, eks ole? Just. Et see vastutus, et jah, sa oled maininud mitu korda juba, et see kommunikatsioon ka, et see on päris suur vastutus teha kommunikatsiooni, mis ei oleks ütleme skriiskav või samas ka kedagi maha tegev või midagi välja andev. Aga samas, et asjad läbipaistvad püsiks. Ei ole alati lihtne, et sildistada on ka lihtne ja aga et sellest tuleb kuidagi välja tulla. Ma tean seda, et Urmas oli selline peasekretär, kuna ta oli 30 aastat ametis, et ta sai hästi palju telefonikõnesid erinevatelt osapooltelt. Kui palju sina neid kõnesid saad ja kas sa oled tundnud nüüd ametiaja jooksul ka, et see kõnede hulk on vaikselt suurenenud? Selles osas, kuna mul selle eelmise ettevõttega seondult, ma olin ka telefoni inimene, et pidi kogu aeg oma tiimiga rääkima, siis siin vahepeal, kui ma selles otsivas faasis olin, siis oli maru vaikus, see tundus imelik. Ehk tegelikult mulle nagu meeldib see, telefonikõnesid on. Õnneks Urmas veel võtab vanast harjumusest mõned kõned ära, sest paljud inimesed võtavad ikkagi talle kõne. Et selles mõttes on hea, kuna me oleme ühes toas ka, siis tegelikult me kõike kuuleme. Ja siis meil on niimoodi hea kommunikatsioon, et siis tema võtab ja siis ta põrgatab mulle ja siis me saame niimoodi jagada neid asju. Ehk siis, aga ma loodan, et Urmas ei pahanda, et meil oli just, vaatasime telefoni väljavõtteid millegi pärast. Ja siis vaatasime, et vaatasin, tal oli 15 tundi siis telefoni taga olemist, et ta on nagu rängalt kogu aeg telefoni taga. 15 tundi, mis aja jooksul see oli? Üks kuu, jah. Et tegelikult ongi nii, kuna me oleme ühes toas, siis suuresti ta räägib tegelikult kogu aeg telefoniga. Milline tagasiside on kõige rohkem korda läinud nende telefonikõnede jooksul, et kas on olnud juba midagi sellist ka, et kus on tagasisidet tulnud tehtud töö kohta või lihtsalt selle kohta, et oligi hea 30 aastat üks ja sama, et nüüd on muutus?
Kohe alguses tuli hästi palju tagasisidet, et selles mõttes oli see selline julgustav, et inimesed ootasid muutust. See ei viita sellele mitte kuidagi, et Urmas oli halb, on ju, ta on nagu väga hea töö teinud, aga inimesed vajavad muutust, edasiminekut. Et mina ise olen ka mõelnud, et oma ameti näol ma ei näeks, et üks juht on ees üle 8 aasta. See on selline tavapärane praktika, sest ma annan kõik ära ja siis ma hakkan oma nii-öelda seda ringi kogu aeg kordama, sest ma ei ole võimeline uusi asju tootma. Ehk siis mingil hetkel saab kõik otsa, ehk siis Urmasele oligi kõik ära antud ja inimesed ootasid muutust. Et jah, ma sain palju tagasisidet sellist, et õige inimene läks otsa, et nii tore, noh selliseid, et see oli nagu hästi julgustav. Ja siis võib-olla paar sellist töövõitu, ma nimetaks seda niimoodi, et ongi, kui mingid on sellised hõõrumised olnud, mis on normaalne, kui me räägime näiteks alakomisjonidest või mingitest töötubadest, inimesed ju kaklevad, mitte halvas mõtles, argumenteerivad, siis kui nad saavutavad kompromissi ja siis leiavad lahenduse ja lähevad sellega edasi. Siis on nagu, et kui üks selline vaidlus sai läbi ja nad saavutasid koostöö tahte, et siis mul oli niimoodi, yes. Et noh, ma oligi see, et ma suunasin neid kogu aeg laua taga, et kuulge, stopp, vaatame nüüd sinna. Et noh, muidu nad kogu aeg jäävad sinna ühte palli kinni, et ma olin siis selle kõrval olev isik, kes neid kogu aeg suunas. Et peale seda siis esimees tuli ka ja ütles, et aitäh sulle, et sa aitasid ja suunasid meid. Et siis oli see minu jaoks töövõit. Kui mugavalt sa ennast juhatuse koosolekutel tunned? Imelik, aga üllatavalt mugavalt, ma ei tea miks. Et võib-olla sellepärast, et mulle öeldi, et kui ma teen 2-3 tunnised koosolekud kiiremini, siis ma olen juba tubli. Et ma olen suutnud seda teha, siis ma mõtlen, et äkki on juba päris hea. Aga ma loodan, et te kellaja, järgmise juhatuse kellaja panete ikkagi juhatuse lõpus paika, mitte juhatuse alguses, nagu siin 10 aastat tagasi oli. Ma isegi ei tea sellest, et kellaja, mis mõttes paika? Järgmise koosoleku kellaja ja kuupäeva. Selge. Ei, see on meil konkreetselt iga kord paigas. Panete koosoleku lõpus selle paika, mitte koosoleku alguses järgmise korra oma? See on isegi lausa pool aastat ette paigas. No vaat siis on hästi, siis on organiseeritud, väga organiseeritud. Siis on hea, et lihtsalt endal meeles 2014-15 tuuris, kui ma esimese korra käisin, siis oli olukordasid, kus järgmine kuupäev ja kellaaeg lepiti kohe koosoleku alguses ära, sellepärast, et pooled liikmed lahkusid pool tundi hiljem. Et nüüd ma oletan, et on oluliselt töökam juhatus, kes vähemalt koos käib. Jah, mulle tundub, sest ma ei tea, mis ennem oli. Praegust on ikkagi, me ei saagi otsuseid ju vastu võtta, kui 50% kohal ei ole. Ehk siis sellisel juhul jääks ju koosolek ära. Aga ei, ma tunnen mugavalt, võib-olla see ongi sellega seotud, et ma ju tegelikult põgusalt neid inimesi tunnen. Võib-olla see annab mingi sellise, ma ei tea, turvatunde. Et kohati ikkagi, kui ma pean ette kandma just asju, millest ma ei ole kursis või mis on eelmise aasta mingid otsused, mis siis nii-öelda nüüd toimuvad, siis on mul niimoodi vahepeal, et millest ma räägin, et noh, sisu veel ei tea, siis ma pean midagi rääkima. Et aga noh, see tuleb ajaga. Kuidas alaliidu presidendi Raivo Rannaga koosolekutel see juhtimine läheb, et kas juhtimine on sinu hoolde jäänud või ma tean, et Raivo on ise ju hästi tegus ja palju panustab ja et kuidas see vahekord paigas on, et kuidas sa tunnetad, et kui palju Raivo sind kuulab ja kui palju sina Raivo pead kuulama? Seda dünaamikat ma niimoodi ei oska öelda, mulle tundub, et see on tasakaalus. Et me austame üksteist mõlemaid, see ei ole selline, et ma pean kuulama teda või tema ei kuula mind või peab mind kuulama. Et koosolekud juhatab peasekretär, et ma olen võtnud hästi teadlikult selle rolli kohati, jah, võib-olla nad jäävad jutustama maast ilmast. Et siis ma üritan jälle tagasi neid zoomida, kuigi kohati on tore, et nad saavad ju jutustada ka. Aga siiski ma arvan, see on tööruum ja see ei ole mõeldud selleks, et arutame nagu tööalaseid asju. Ehk siis ja ma olen nagu tean, et see on minu roll ja ma olen teadlikult võtnud selle, et ma üritan neid siis pakkida kokku. Et vahest läheb natukene ja laiali valgub jutt, et aga püüame olla nagu selles, teeme ära ja siis me võime jutustada. Väga suur osa rahastusest tuleb erakapitalilt ja juhatusel eelkõige Raivo Rannal on väga suur roll seal mängida, et kuidas sa ise seal tunned, et
et kas sa suudad ka appi minna natukene sinna poolde või see on ikkagi nii Raivo kontakti ja teiste juhatuse liikmete kontaktipõhine suhtlus, et kontorist see vajab aega, et sinna sisse elada, et päriselt ka suudaks ütleme panustada, sest need rahasummad on ju päris korralikud erakapitalist, mis meil Rattaliitu tulevad, et Rattaliidu eelarve real on vist sama palju erakapitali kui Olümpiakomitee enda eelarve real või isegi rohkem, No Raivo töö on selles mõttes tänuväärne, et ilmselgelt, et juhatuse liikme ju roll ongi see, et need kontaktid, et ta kasutab neid kontakte alaliidu huvides ära. Et tema teeb seda nagu 110%. Pluss veel see, et ta on UTSI on ju juhatuses, et sealt veel enam see info liigub palju paremini ja kui meil ongi midagi vaja, siis me saame tänu temale liigutada seda infot kiiremini. Et jah, minu töö üks ülesanne või siis jah, ülesanne oli ka, et nagu ma aitan seda sponsorlusteemat. Jah, ma arvan, et siinkohal ma olen osasid ettevõtteid juba nii-öelda keda mina oma kompotist tean või nii-öelda minu seljakotist tulevad, olen juba kaasanud, sest läbi alaliidu on mulle neile pakutud midagi enamat. Et oma klubi näol, see on liiga väike, aga alaliidu näol see on midagi suurt, ma saan neile pakkuda. Ehk siin meil on täitsa mitu koostööd, aga see on väikene koostöö. Aga ja meil hetkel üritame suuna võtta ühe pangale. Et välja ei hõika, aga ja siis oligi see, et ma võtsin selle kätte, leidsin kontakti, vaatame, mis sealt sünnib, et. No selge, sa oled ühesõnaga, sa ei looda ainult Raivole, vaid oled ka ise käed tulle pistnud, et. Ja, isegi kui see minu ülesanne vist ei oleks, see tundub natuke loogiline, et kui mul on mingi kontakt ja ma näen, et see oleks väljund, siis ikka teeme ja ma kohati võib-olla näen ka seda tuleviku vaates, et kui need ongi hästi presidendi põhised ettevõtted, siis meil on vaja riskide maandamiseks, et see on natukene laial tasem või siis rohkem erinevate juhatuse liikmete mingeid panuseid. Ma mõtlen siis nende keskkonnast. Räägime siis natukene spordi poole pealt ka, et kui me rahast rääkisime, siis üks suur asi, mis raha neelab, on ju tegelikult koondised, kus võib unistada piiramatutest võimalustest ja supertiimidest, mida ehitada, et meil hetkel on siis toimetav juunioride koondis, kus on treener Alo Jakin ja mehaanikuna Marko Ainsalu, nemad teenendavad ühtlasi ka siis maanteesõidu tegelikult maailmameistrivõistlusi ja Euroopa meistrivõistlusi, veel mingid koondiste väljasõite, ütleme U23 ja meeste tasemel, mis hetkel on küll Tour Estonia ja siis Leedu tuuri ja Balti keti tuuri näol. Et ja siis meil on naiste maastikurattakoondis esinumbri Jaanika Lõivuga. Ja. Kus meil veel on selliseid koondised või väljaminekuid praegult ja kus sa näed sportliku poole pealt, et kas neid sammusid oleks vaja kindlasti veel edasi viia ja raha leida ja toetada või on veel mingid koondised, kuhu kindlasti oleks lisaraha ja vahendid vaja leida, et mis on need sportlikud projektid, mida tuleks kindlasti alaliidu poolt pushida? No meil on veel, Jaanika Lõivu näol ta on tegelikult see kategooria sportlane, seega ta tegelikult toimetab oma käel, kuigi ta on koondise liige. Aga seal on tegelikult meil Karmen Reinpõld treenerina ja peatreenerina ja Tarmo Mõttus spordidirektorina ka veel. Ehk tegelikult maastikuspordis on ka meil koondis. Nad küll panustavad nii-öelda vabatahtlikkuse näol, et nad ei ole palgalised, aga siiski see on nii-öelda koondis. Et nemad väga aktiivselt toimetavad. Siis maante näol sa tõid välja ja tegelikult BMX, nad küll ei toimeta niimoodi koondise näol, aga mulle tundub, et sealt on midagi sinna poole koorumas välja, sellepärast et see kasv, mis ka treenerite näol on toimunud, neid on kasvanud juurde 50%, ma nüüd ütlen suures laastus. Ja ka Pärnusse ehitatakse meil nüüd uut BMX-i halli, sisehalli. Ehk siis see distsipliin on pigem arenemas, ehk siis seal võiks midagi välja tulla ja need pudinad, kes kunagi alustasid seal 5-aastaselt, need on kasvanud sinna ikka, kus nad on nüüd rahvusvahelised ja sealt tegelikult võiks midagi välja kooruda. Kui me vaatame maantee, siin on erinevate distsipliinide vahel see küsimus olnud, et miks maantee saab meil on ju suurema rahastuse ka või miks neid on nii-öelda, neil on ju peatreener pluss mehaanik, kuigi mehaanik abistab juurde ka maastikut.
et aga no me ei saa sellest üle, et see on ju meil ikkagi kuninglik ala, seal on sportlasi ju palju rohkem ja rahastus tuleb, see sportlasi on rohkem, seega sinna lähebki ju rohkem raha, et see on nagu selles mõttes, et selline võib-olla ka, mis vajab teistele distsipliinidele selgitamist, et me ei saa mitte midagi teha. Kui meil downhillis ikkagi üks poiss, siis ongi ju eelarve no ikka väga kordades väiksem. Et aga kui me vaatame näiteks maanteed, siis ongi täpselt see võib-olla, okei, sina tegelesid siin meil selle cycling Tartu näol, oli seal vist, olid juuniorid ka seal sees? Ei, seal oli U23. Siis tegelikult 16 vanuseklass võiks olla neil midagi, kas see siis tõesti, kas just peab olema koondis näol, aga midagi, mis neid koondab. Keegi, kes neid nii-öelda opereerib, loomulikult neil on oma treenerid ka, aga lihtsalt viivad neid kusagile ja siis neil tekib juba sealt 16 ongi täpselt see õrn vanus, kus nad tüdrukud tulevad ja igasugused muud asjad tulevad ja siis kas nad lähevad edasi või nad lõpetavad ära. Et need siis U23 on juba pigem teadlikumad, sest nad juba teavad, mida nad oma elus tahavad. Aga seal nagu seda rohkem toetust ja suunamist, viia neid maailma, näidatagi, et võib-olla mis tasemel nad on aru saama, et võib-olla kuhu nad peavad rohkem panustama. Et see on nagu selline koht. Vaja võib-olla mõnda koordinaatorit või klubide koondist kui sellist. Midagi on vaja sealt luua, aga jällegi, et see peaks sündima koostöös siis erinevate klubide treeneritega, et mis oleks see parim, sest mina ei ole see, kes otsustab seda, et ma saaksin neid suunata seda otsustama. No selge, no ma ise kujutan ette, et sinna ka mingit väikest rahastust siis vaja või vähemalt siis eeldatakse sinna väikest tuge juurde. Nüüd sellised julgemad küsimused võib-olla, et kas rattaspordi kuvand Eestis vajab uuendamist? Kuvand. Yeah. See on pigem siis selline meediapõhine või üleüldine? No üleüldine jah, et rattasport on meil ikkagi ohtlik, rattarallil on palju kukkumisi olnud, maailma globaalses pildis on dopingu teema olnud siin kõva ja nii edasi. Need kileviinerid ju siin valgusfoori all on ka jalus ja maantel, et kuidas sina seda näed, et kas seda kuvandit nüüd kuidagi alaliidu poole pealt peaks suskima või lõpuks asjad loksuvad ise paika, et mõnes mõttes ju alaliit toetab ka meie Rattalõvi podcasti, et ka siin üritame ju mingit kuvandit luua tegelikult. Just. Tegelikult see oli ka üks nii-öelda minu tegevuskava üks mõte, et rohkem koos teha, siis koostööd teha asutustega, näiteks transpordiametiga, kuigi praegust jällegi Hawaii oli aktiivne, postitas postituse, kus on ju tõi välja, et palju peab olema vahet, et ratturist mööda lähed või miks me sõidame kõrvuti. Kuidagi praegust on hästi tugevat kajastust tulnud, aga see tähendab seda, et me oleme pildis, et rattureid ma näen on järjest rohkem linnatänavatel ja neid aetakse ära või siis me austame jalakäijaid. Me ei saa kergliiklusteel sõita, sest me ohustame neid. Ja samas autod väga ei aktsepteeri meid, kui me võtame Hispaania nii-öelda kõrvutama, et nemad rohkem nii-öelda austavad. Aga et seal võib olla mingeid reegleid ka näiteks, et kui me grupina sõidame, mis on see minimaalne, et me võiksime üksteise kõrval sõita. Praegust mulle tundub, on see väga päevakorras. Näiteks Belgias eelmine aasta olles seal oligi, et kui sa oled 4 või 3, siis sa ei või üksteise kõrval sõita, sa võid üksteise taga sõita. Et võib-olla mingid kriteeriumid vajaks läbirääkimist ja ma arvan, et see ongi alaliidu teema, näiteks trammiga luua jälle, et mul on hea meel, et see liiklusseadus tuli, aga see vajaks täiendamist, sest seal on hästi palju küsimärke jätkuvalt see paaris sõit. Või siis see, et paljud, kes rattaga kokku ei puudu, miks te peate kõrvuti sõitma? Jah, väga raske on selgitada, et kui ta seda ei tee, siis võib-olla kogeks, siis ta saaks aru. Et annaks küll, ma arvan, väga palju teha. Ja mis on Eesti rattaspordi kõige ebapopulaarsem tõde? Oskad midagi sellist? Rattasport on ülikallis. Sest mina arvasin ka seda. Et kunagi, kui selline 9 aastat tagasi, kui ma rattasporti jõudsin, siis enne seda jooksin, aga ma teadsin, et ma leian mingi oma spordiala ja siis kuidagi sattusin, et keegi ütles mulle, et kuule, hakka ratas sõitma. Mul oli nii suur blokk, ei, see on nii kallis, see on nagu suur rist oli, aga kuna see isik oli nii nagu pressis peale, võta, kõik on siin, tee, et siis mul ei jäänud valikut ja nüüd selle sees olles tegelikult
ei, et kui ma kuulen oma tuttavalt, kuidas laps on jalgpallis, mis peaks just vanematele tundub, et see on odav ala, siis täitsa ma saan šoki, millised laagri maksumused, võistlusreisi maksumused ja need kõik igast detailid ka muidugi, et oi ei, jalgrattasport ei ole kallis. Noh, okei, sa lähen siis selles võtmes väga hea, et selle lauda tõid, tõsi, võib-olla ka inimene harjub ise mõnes mõttes ära, et kõrvalt on päris karm vaadata, kui sul seal 10 000 eurose rattaga inimene veereb ja siis sul on odavam auto ja istud tal seal selja taga ja siis on terve punt neid seal ees veel ja sa ei saa mööda ka. Et natukene ärritav küll, aga loob kindlasti ka teatud kuvandit, et ta on kallis ala. Ja kuigi lõppkokkuvõttes need, kes nende kallite rattaga, need ongi ju sellises eas, kus neil on oma ettevõte, mis nad saavad lubada ja nemad veedavadki selle väljas ja siis sulle tekib arvamus, et see ongi see tõde. Aga see ei ole ja loomulikult see risk ka, et nii-öelda kukkumine, vigastused. Ma ei tea, ütle veel üks spordiala, mis ei ole ohtlik. Kõik on, jalgpallis on väga hull, kuidas jalad ära lüüakse. Ma saan aru, suusatamine, freestyle on ju on. No ma saan aru, et ametlik statistika näitab seda, et 2 kõige vähem ohtlikku ala on jalgrattasport ja ujumine. Sest ka ujumises tegelikult tekivad püsitraumad ja vigastused, kui me räägime õlgadest näiteks. Ja põletikud, aga rattas sul selliseid asju naljalt ei ole, et mõnel on alaselg natukene nõrgem ja ega need kukkumised hakkavad silma, aga tegelikult sa kriimustad selle naha ära ja midagi püsivat seal ei ole. Aga kui sa omal meniski paned seal korvpalliväljakul, siis see on sul eluaeg hellakene ja annab ka vanaduspõlves korralikult tunda. Põlved on ju, et jah. Et need on sellised müüdid. Selles mõttes on see tõesti müüt, aga mul on väiksed siis lõpetusküsimused siin mõeldud. Kiired sellised ja saame rahulikult lõunale minna. Esimene asi, mis asi on olen õigel teel? Olen õigel teel on mõtteviis. See on küll meie nii-öelda praegust brändi lause. Aga see on mõtteviis, et ma olen jätkusuutlik, kui ma sõidan rattaga, siis ma ju hoian keskkonda. Mul just laps tõi esile, et rattasõit on siis kõige maailma ökonoomsem liikumise viis. Ehk siis olen õigel teel, kui ma liigun jalgrattaga, sest see on nii-öelda suurelt globaalselt juba roheline. Olen õigel teel, kui ma liigun rattaga, see viitab ka muidugi ükskõik, mis spordiala sa teed, siis sa hoiad oma füüsilist keha, ehk inimene on loodud liikumiseks. Kui sa liigud, sa oled õigel, see on paratamatus, et ma nagu kurb on vaadata võib-olla tänapäeva noori, et nad ma ei tea, võib-olla neile ei õpetata, et liikumine on inimese üks osa. Siis mentaalne pool, sa oled õigel teel, kui sa liigud, sest mentaalsus on värske läbi füüsilise liikumise. Ehk siis jällegi, et kui sa liigud, sa oled õigel teel. Ja samamoodi, et kõikidele nii-öelda üleskutse, et sa oled õigel teel, kui sa toetad sponsorid, sa toetad liikumist, võib-olla ongi, kui me räägime jalgrattaspordist, siis me oleme eriti tänulikud, kui see on jalgrattasport on ju. Treenerid, kes on õigel teel ja panustavad noortesse liikumisse, ehk see ongi selline mentaalne mõtteviis, et meil tegelikult on Kodukal olemas ka täitsa sellest brändist terve leht, mis räägib erinevatest isikutest, treenerid, liikumisõpetajad, sponsorid, kohtunikud ja selles võtmes, et kuidas ta siis õigel teel on läbi oma panuse. Ja kogukonnana meil võimalik kõigil panustada ka noortekoondistesse läbi selle, et me soetame siis ütleme manti siis Rattaliidu lehelt, kus olen õigel teel logod peal. Just, et jah, kohati selle särgi hinda ongi natukene kopsakam, aga see ongi selle panusega, et sa saad panustada jalgrattasporti konkreetsemalt läbi meene ostmise ja sa saad lihtsalt midagi selle vastu. Ja, võite minna küll sinna minusportlane.ee lehele toetama mõnda jalgratturit, ma usun, et ka seal on mõne ratturi projekt üleval. Gisele Rang on seal üleval. No Gisele Rang on seal, aga Rattaliidu lehel on võimalik osta endale olen õigel teel merhi ja saate panustada sedasi ka alaliitu rahaliselt. Kogu noorte nii-öelda siis tegemistesse.
no väga hea, siis lähme siin väikeste kiirküsimustega. Kas kodukontor või rattaliit? Kas see on, mida ma eelistan või? Jah. Ahah. Ja kumba rohkem on? Ma arvan, kodukontorit on rohkem, kui ma seal juures arvestan seda, et ma ei ole kontoris, sest ma liigun ja kohtun palju. Seega kindlasti kontori välist aega rohkem. Kui ma tahaksin süvenenult tööd teha, siis kontor Tallinnas. Kui natukene sihukene flow ja erinevaid asju, siis kodus. Palju seda autosõidutundi tuleb siis nädalas? Palju sa kodunt Tallinnasse edasi-tagasi käid? Üks kord nädalas. Üks kord nädalas, sõidad sinna ja nädala lõpus tagasi? Ei, ma olen teinud endaga kompromissi ja seda ka kajastasin tööle minnes, et minult ei tasu rohkem oodata kui 2 päeva nädalas. Et kõiki asju saab ka mujalt teha. Et loomulikult ma olen rohkem, täpselt nii, kuidas vajadus on, aga lihtsalt, et see pärast kuidagi ja lisaks siis kõik need klubide ja korraldajatega käimised ja kohtumised. Ja Tallinnas käimine ongi oluline see, et meil teised teevad ka ju kodukontorit, aga tiimiga kohtumine ja lihtsalt see koos olemine, sest me saame kõik info jagada tegelikult muidu ära ka. Siis väga sportlik küsimus, maastik või maantee? Maantee. Tour de France või Olümpia? Tour de France. Eesti kõige ägedam rattarajatis sinu arvates? Rattarajatis. Velotrekk, Pirital. Aga varsti läheb lammutusele. Päriselt. No ma ei tea, ma küsin. Ma ei tea, ma loodan mitte, sellepärast et meil Tour of Estonia läheb sinna tiirutama, et siis mul oli nii, et järelikult ikka võib. Ma loodan mitte. Kõige ägedam rattaüritus Eestis? Nüüd ma olen natukene. Ja ei, no korraldajad, teie pange korraks kõrvad kinni. Elvo rattaviikend. Aha, nii selge. Siin, võt, see nüüd ja võt, see saab küll kriitikat. Ja kõige inspireerivam Eesti rattur läbi aegade sinu jaoks? No Madis Mihkels. Läbi aegade? No selge, see veri on paksem kui vesi, siin öeldakse. Aga igal juhul väga tore, et sa Madisele sellise kujul kaasa elad. Ja Madis võib-olla meil tõesti varsti ongi läbi aegade kõige mees. Loodame, et see nii läheb. See küsimus oli minule inspireerivam, seega minul on. Selge. Mis sind selles töös päriselt motiveerib? Kogukond, füüsiline liikumine, lihtsalt see mõtteviis, kuidas ma saan oma mentaalsust hoida läbi liikumise, inimesed, kõik see teema selle ümber. Ja kuidagi loomulikult sport on kogu aeg mulle meeldinud ja millegi pärast sattus selleks ratas. Mulle meeldib rattaks sõita. Väga hea ja nüüd viimane siis küsimus saate lõpetuseks. Sa enne mainisid, et sul on väike selline idee, kuidas sa jälgid ja siis elad sisse, asud tegutsema, et teeme siis 3 aasta pärast, kui peaksime kokku saama, siis mis sa arvad, mis on see, millega sa oled hakkama saanud? Võistluskalender võiks olla kuidagi mingi selgus, sest selle ümber on mitte selgust. Treenerid 3 aasta pärast. Treeneritel võiks olla mingi selline selgem visioon, kuidas neid aidatakse, kas siis läbi lastevanemate või midagi, sest praegust nad tunnevad, et nad on üksi. Ja kui nemad surevad, siis surebki klubi maha. Et nad näevad, et nad saavad kellegile seda anda. See ei pea olema noor, aga mingi tegur. 3 aasta pärast. Okei, ma ütlesin juba päris palju asju. Suured asjad. Urmas oli 30 aastat, nii et sa lubasid meile justkui, et sa oled 8 enne, ma saan aru. Aga ma rääkisin selgusest. Seega 3 aasta pärast ja mingi kommunikatsioon, selgus, arusaam ka korraldajatele, võib-olla rohkem motiveeritust, kes tahaksid eestikaid teha, jälle suur lubadus, apikene. No luba ära. Poliitika hinge hakkab juba tulema. Et ja mingi selline arusaam, rohkem mõistmist, kuidas on olla selles kingas. Et praegust nagu ollakse oma kinga sees ja tegelikult ei saadagi aru ja võib-olla ei tahetagi. Võib-olla see tahe mõista, miks nii ja mitte liiga pommitada seda enda nurka, et mina ja maailm, et
rohkem, et koos me oleme üks asi. Sa tahad ühesõnaga kommuunini välja jõuda, et see kommuun ise ka paremini toimiks. Ja, et me oleme tervikuna jalgrattasport sõltumata mis distsipliin, et me töötaksime koos. Ja kas sa andsid ennem lubadus, et sa oled 8 aastat ametis? Või see ei olnud päris lubaduse moodi, vaid sa manifesteerisid, et 8 aastat? Ei, see ei ole lubadus, see on selline võib-olla praktiline arusaam, mida ma olen läbi oma kogemuse saanud ja läbi mentorite arutanud, kuidas need süsteemid toimivad. See võib olla ju vähem, see võib olla rohkem. Selles erialas nii-öelda või selles ametis on see hästi palju muutuv ka, seega see võib-olla pikeneda, ma ei tea. Aga see jah, tavapära, et ühesõnaga ma saan selle lubaduse anda, et kui ma tunnen, et ma jään seisma, et mul enam ei ole mitte midagi uut anda, siis ma ei jää niisama lihtsalt tiksuma. Ma ei ole see inimene, kes jääb tiksuma. Et ma siis kas suunan või ütlen, et nüüd on minu aeg otsas, ma olen kõik andnud ja nüüd on teisele aeg. Ehk siis seda ma saan lubada. No suured tänud, Avel, ja ma loodan, et Rattalõvi podcasti ka Alalit endiselt edasi toetab ka järgmistel aastatel. Et saame see aasta ka veel siin hulganisti neid lindistada ka tulevatel hooaegadel. Ja edu Alaliidu tegemistes. Aitäh ja väga äge, mida te teete.